Aplausi ja lähevad poisid. Ja vaatame siis nõnda, et seal allpool ka oleks rada vaba. Nii, kiped krossimehed teele, no nii nagu ikka kombeks, võtke kurvid sirgelt ja ärge rabulka sõitke. Lõpuni võiduka, lõpuni välja. Ja krossimehed tulevad ennast algavate nägudega. Oranž ja punane kiiver, korralik tandem. Marko ja Gert lähevad nii-öelda esimese linnukesena ja pärit siis poisid Võru linnast. Võru linnas selliseid kaldeid ei ole nagu Põlva. Veereb stardijoonele Audi TT, aga hetk veel aega. Ma küsin siin proua käes, proua nimi on Merje, tema on siis Lääne-Viru invasiooni esindaja, et samamoodi selline kena tibukollane kiiver peas, et kas see on nagu selle aja mood? Otse loomulikult, mida sa selle auto kohta ütled, sa oled sellega juba ühe tiiru ära teinud, kus kohas see oli? Hiiumaal Kärdlas, kuidas seal nagu selle langusega oli, ega seal eriti languseid ei ole? Nii et Põlva peaks olema igal juhul see, kus sa õige kiiruse sisse arendada küll. Ma ei tea, kas keegi siin ümberkaudsetest oskab öelda ka, kui pikk võib olla see vahemaa siit ülevalt stardijoonelt kuni sinna alla finišini välja. Oskad Tauno öelda äkki? No pool kilomeetrit umbes sellist korralikku vaba langust ja ei ole hullu. Kui te linavabrikuks pidama saate, on väga hästi. Nii, nüüd võiks uurida, kas esimene ekipaaž on õnnelikult pärale jõudnud või ei. Mis asja? Nästa otstaab. No nii, altpoolt tuli signaal, et esimene ekipaaž on jõudnud õnnelikult stardist finišini ja läbitud teekond umbes siis pool kilomeetrit, saavutatud keskmiseks kiiruseks umbes 40 kilomeetrit tunniks. Aga vaatame, mida teeb siis Saksamaa lipulaev Audi TT, tibukollane, roolis on ennast salgava näoga juht Merje ja siitpoolt loomulikult aplausi saatel ta teele läheb. Yes! Ja te näete, seal on näha isegi mingisugust kettülekande moodi asja, ei tea, kas ta saab vahepeal anda jalgadega nii-öelda hoogu juurde. Pidurid olid korralikud vähemalt sellel autol ja päris mugav olen sellisega suvisel ajal sõita. Nii, stardijoonel on valmis sättinud ennast järgmine korralik lahtine, selline mõnus puidust kabriolett. Ja juht on taas noor kena tütarlaps, Gerda ja Hanna nimi. Ma küll küsin, et kas selle auto puhul on võetud ka nii-öelda mingit eeskuju mõnest suurelt autotootjat või on see selline lihtsalt omalooming? Kes selle auto ehitab on? Omalooming koos isaga. Isa nagu pani kokku, sina lasid kruvid kinni ja nii ta vist käis. Nii, ja väga korralikud pidurid näivad olevat, kus kohas need nii on. Vaatan, käsipidur on sellel autol ja täiesti toimib. Isa kontrollis siin selle rooli ka ära, kusjuures siin taga on isegi väikene luuk. Siia mahub põhimõtteliselt ära peaaegu, et kast õlut ka, aga nii noorel juhil ei ole see lubatud. Isa käest ka veel natukene paar sõna, et on võetud ka mingisugune šnitt, et mille järgi see auto tehtud on. See on päris korralik välja lase. Mobiili järgi kujuvad. Väga õige. Ja tegemist on tõepoolest fantastilise suveautoga ja teele läheb siis ekipaaž nimega Segamets, roolis Gerda ja Hanna ikka Rakvere kandis Lääne-Virumaalt. Ja läheb tütarlaps alla. Järgmine hea rahvas on siis tõsine, selline natukene kurblik meenutus nii-öelda kadunud tuletõrje ekipaažidest. Alla tuleb tõeline päästekomando, tõeline päästeauto ja
päästemeeskond ongi selle ekipaaži nimi. Aga ma nüüd juhi käest küsin, juhi nimi on Andrus, et no tavaliselt on sellistel punastel autodel, no pritsumehed on sellised, et panevad autodele tavaliselt naise nimed. Et kas teie autol ka nimi on? Minul on veel mõelda sellele. Veel ei ole jõudnud mõelda, kui alla jõuate ja pärast autasustamiseni lähme, siis mõelge ka nimi välja ja te võite kuulata ka rahva käest natukene hinnanguid. Ütlen siis nii palju, et päästemeeskond koosneb ekipaaži juhist Andrusest, pritsumees Rein, teine pritsumees Taimar, tingimata tuleb rõhutada, et ta on nõrga teega ja lisaks veel ka ma ei tea, sinise kiivriga Rait, tema on nagu nii-öelda ehitaja siin peal või elektrik, no peab olema elektriharidusega mehi ka. Ja kallis rahvas, teeme siis aplausiga tuuletiibadesse lahkunud ekipaažide mälestuseks, mis on päästekomandodest järgi jäänud ja erksamad ja liiga hõissu täis läinud head vaatajad hoiti alt, sest vesi lendab. No nii, üks papi sai märjaks ja tal on nii hea meel ka selle peal. Ja järgmine esineja siin põlvapäevade avaürituse raames siis ekipaaž nimega metsa külvamise massi ja pärit on siis see aparaat Puigalt, nagu näete, siin männitaimed on ka taga olemas. Joosep isiklikult on roolis, aga nüüd ma küsin, et kus need pidurid nagu asuvad siin? Pidur täitsa olemas. Kui vanem põlvarahvas mäletab sellist legendaarset kirikuõpetajat nagu Kimmel oli, siis ilmselt legendid ja lood räägivad ka sellest, kuidas siin sama mäe peal kunagi pidurdati, kas oli see vana Moskvitši või midagi sellist, täpselt samasuguse piduriga, lihtsalt auto põhjast oli toigas läbi ja pidurdas küll. No tollel ajal õnneks oli liiklus suhteliselt väikene ja siit ülevalt kiriku juurde, ehk siis, no mine tea, mis seal all veel kõrgutavaid poodi oli, jõuti päris suure lauluga. Nii, ma kuulen, et rada on vaba ja jälle ergutame siis metsakülvamise massinad Puigal ja metsakülvamise massina nii-öelda tüürimees on Joosep, aga mitte Joosep Toots, lihtsalt Joosep Puigal. Te näete järgmisena stardijoonele tulevad täpsed koopiad ilmselt 38. aasta Ford Roadsterist ning Tiit on roolis, korralik noor juht, ma vaatasin autoga üle, kummid on korras, täiesti vastavad arki nõuetele, täiesti toimib pidur, korralik rool ja ma loodame, et siit tuleb ka selline korralik rekord. Kes selle masina ehitas, ütle Tiit? Sina, isa ja tööõpetuse õpetaja. Oli niimoodi, jah? No igal juhul väga tore ja minu meelest väga selline ilus, igatepidi mõnus masin, no öiseks sõiduks võiks panna veel tuled peale ja signaali ka, et oleks veel uhkem. Aga see on järgmine kord, järgmisel aastal. Nii, rada on meil vaba ja anname tuld siis Ford Roadster roolis Tiit ja Lääne-Virumaale taas läheb aplaus pealtvaatajatelt ja tuud tiibadesse. No nii, isa ilmselt tõukas ja ei olnud isa lihtsalt. Ja nagu nende vanade autodega on, algusest ei taha sugugi nii-öelda hoogu üles võtta, aga kui hoog üles saab, siis liigub küll. Vaata, kui pisikene järgmine ekipaaž ilmselt tänase võistluse ja ütleks ka nüüd kõige ägedam vend on 5-aastane Marten, kes sõidab kohe head vaatajad teie ees
kesklläbi aparaatiga, mille nimeks on Transformer ja ka nagu kombeks on, küsime ära ka pidurite kohta, et pidurid on olemas, on korralikult olemas. Poisil on kogu turuvarustus ning sedapuhku on see kõige noorem võistleja ilmselt täna, ma loodan, et ta on kõige väiksem, ma ei näe sinna lõppu, aga ilmselt ikka rohkem ei ole. Marten ja julgustajaks siin selja taga on Marteni isa Mart, nii et nagu öeldud sai, tõeline Lääne-Viru invasioon ja poisil on muuseas juba üks kogemus olemas, ikka Hiiumaa, kuigi Hiiumaa langust ei ole võrrelda võimalik Põlvaga. Teeme aplausi ja Marten ekipaasil, mille nimeks on Transformer, teeb kohe Vinni rahvale au ja anna tuld! Kindlalt ja rahulikult kulgeb 5-aastane Marten oma Transformeril läbi Põlva linna. Siin öeldi mulle juba edasi, et üks tegelane pidi nii hästi minema, et on juba kirikust ammu möödas ja paned ikka edasi, et sai kuule tiibadesse. Aga nagu ma ütlesin, ikka endiselt on meil Lääne-Virumaa Põlva vallutanud. Ma ei tea, kas poistel on mingisugune kava, võib-olla Põlva tüdrukud on lihtsalt niivõrd ilusad, et tuleb tulla Lääne-Virumaalt ära siia oma autodega. Järgmine auto näiteks on võistkond või ekipaas nimega Autoabi. Nagu te näete, selle autol on kõik ees korralik konks, taga on ka nii-öelda, no vähemalt flex on taga olemas, mehel on kiiver peas, igaks juhuks, kui peaks tekkima näiteks mingisugune õlireostus, siis on ka korralik vorm, poisid seljas, autojuhiks on muuseas Rait ja kui ma vaatan seda Raidi sellist tõsist ilmet, siis ilmselt korralik selline kiiruse rekord taas tulemas on ja rada vist veel vaba meil ei ole, aga ma küsin nüüd sinu käest, Rait, et no mis vägi ometi nii palju Lääne-virukaid siia Põlvasse ikka tegelikkuses toob? See on äge liiklus ja siis on nalja ja kiirust lihtsalt ka. No selge, lihtne põhjendus. Äge linn saab nalja ja saab korraliku kiiruse sisse. Nii et Põlva uus märklause võiks ollagi tunnuslause nii-öelda, et Põlvast saab tuuled tiibadesse. Rada on vaba ja jälle pealtvaatajate hõisete saatel Rait oma autoabiga tuld. Põlva on sinu päralt. Mait ja Ander on siis nii-öelda selles meeskonnas. Nad ütlengi, et nad on tegelikult karilatsi kanged. Lisaks sellele, et nad siis organiseerivad nii-öelda Põlvamaa naiste abi. Kontroll, autokontroll tuleb kohe. Kus on pidurid, poisid? Pidurid on olemas ja pidurdab ka. Tehtud on siis nii-öelda mootorratta esiosast ja ilmselt vana. Ja, mis te oma auto iseloomustuseks veel ütlete? See on pood. No jah, põhimõtteliselt on see pood. Madrats on muidugi väike ja kõlbab ainult ilmselt ühe naise jaoks või ühe mehe jaoks. No igal juhul, rada mis vaba meil ja poisid ja all mehed ja naised hoiti alt. Tulemas on Põlvamaa naiste abi karilatsi kange. Ja tüps peale poisid, nii nagu ikka kombeks on. Ja teeme aplausi ka tuultiibadesse. Nagu öeldud, poisid tahavad naisi, teevad tite taha ja edasine on juba
vaba looming. Juht, kes hoiab rooli, tema nimi on kiirenõid või peanõid. Istub luudedega, et vajadusel siis, kui kiirus peaks juba liiga suureks minema, nii-öelda lubaseliga istuda ja siis lennata üle kiriku ja kurinõid on siis see, kes peab pidurdama. Nagu te näete, selles ekipaažis peab olema korralik koostöö, sest üks pidurdab, teine roolib ja kolmas on valmis ära lennuks. Nagu te teate isegi, et sõjalennukitel on see katapulteerumise võimalus ja nendel nõidadel või nõiatüdrukutel on selleks ainult 2 luuda, nii et üks peab paratamatult jääma maa peale, ülejäänud võivad siis lennata üle Valburgi mäe või Bloksbergi mäe või mis koht see täpselt oli. Aga tüdrukud siis nõiad, kas teeme niimoodi, et äkki peaks lugema ennem siin 4D ristmikul nõiasõnad ka peale, keerutama 3 korda ümber vasaku õla ja siis teid teele laskma või? Me teeme siin väikse põlutrikid, siis võime alustada. Okei, tüdrukud teevad tegelikult väikse põlutrikid ja siis võivad alustada. No rada on igal juhul nõidadele vaba ja loomulikult jälle ei kuule rahva kaasaelamist. Järgmine ekipaaž, sedapuhku siis Ankru ekipaaž, on jõudnud stardijoonele. Ja nagu ma ütlesin, selline tunne jäi kohe hetkel, et issand, kas tulebki seekord laulu- või tantsupidu siia meie armsasse Põlvasse. No ilmselt niimoodi see ongi. Võistkond või meeskond nimega Üle Võlli on teinud päris korraliku kiige, ehk siis teinud kiigele rattad alla ja Üle Võlli tähendab ilmselt seda, et need kenad rahvariides tütarlapsed ronivad selle kiigu peale ja teevad sellise hoo sisse, et lähebki Üle Võlli. Ja nagu te teate, kui tsentrifugaaljõud hakkab niimoodi mõjuma, siis see kindlasti ümber ei lähe. Ja mis seal ikka, võistkonna kapten on Marten, ma Marteni käest küsin, et äkki sa tutvustad ka natuke, et kust te pärit olete, miks selline mõte ja mida te loodate. Ma usun, et on peahull siit juba täitsa nii-öelda väikese sammu kõrval või sammu kaugusel olla. Mõte oli siis eile õhtul, istusime maha ja hakkasime tegema pool ja üks hommikuks valmis. Aga mõttes meile turvalisus, et kiivrid on hoiatatavad teesku, kilku, aeglased lennukid ümberkärgid ja taksist kingad ja kõik mis vaja. Minu kohustus on küsida seda, et kas pidurid on, aga pidurid ma vaatan, mis on nii võimsad siin, et nii võimsaid pidureid veel olnud ei olegi. Kus te selle kiigu pihta panite või ehitasite ise? Ise ehitasid neile õhtul. Öösel ehitasite täitsa, jah? Aga tüdrukud olid kabis, jah? Moraalses toes. Nii, no ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Kallis rahvas seal all linnas. Te peate seda ilu ise nägema ja kui ma nüüd kuulen, et rada on all turvaline, ilmselt on, sest nõiad, kas nõidadest on midagi kuulda ka, et kas nad läksid lendu või ei läinud, ega midagi ei tea nendest rohkemat praegu. Rada on vaba ja Üle Võlli läheb teele ja loomulikult rahvas ikka endutame kaasa.